Asub linnas, kus müüakse Eesti parimat pitsat. Seal on inimesed, kes alati sõbralikud ja aktiivsed. Sest seal on üks Anne, kes mulle väga meeldib. Pärnu kolledžil on nii tore punane maja, nii tore parkimisplats selle ees ja teda on nii raske üles leida. Nad peavad ennast vanuse tõttu paremaks kui meie. Seal on hästi palju selliseid inimesi, kes on väga ettevõtlikud. Nad elavad erinevad katastroofid positiivselt üle. Mulle paistab, et neil läheb väga hästi. Mingi sootagune kant on. Peas, et nad sohu ei lähe omadega. Ma kingiksin väga palju bussipileteid Pärnu-Narva otsale. Hästi palju suuri karvaseid pehmeid kotttoole, et oleks ikka mõnus ja tore õppida. 15 miljoni lille. Mina kingiksin neile ühiselamu. Banaane. Ja kui raha üle jääb, siis ma kingiksin neile julgust olla veel julgemad ja teha veel suuremaid muutusi nii Pärnus kui ka üle Eesti. Igal kolledžil on raha kindlasti vaja ja raha soovin ma Pärnu kolledžile kindlasti, sest et selleks, et Pärnu kolledž saaks ka edaspidi suuri juubeleid pidada, on minul teile üks väga tähtis soovitus. Kui te praegu ehitate oma maja, siis palun ehitage ta hästi kõrge. Planeerige sinna juurde sillakesi järgmiste kõrgete kohtade juurde. Vaadake, meie siin Narvas oleme hästi kliimatundlikud ja püüame omalt poolt kõik teha, et kliimamuutused kontrolli alla saada. Aga kui see merevesi ikka tõusma hakkab, siis ei aita muud kui varakult valmis olla. Ja mõelge siis, kui uhke on ühel päeval Pärnu kolledži maja, mis lante keskelt teadmisi taeva poole tõstab. Palju õnne teile, pikka iga ja teadke, et Narvas on teie jaoks alati tallel suured kotitäied häid soove.